kuidas sul trenni tegemisega läheb? Mul on päris hästi läinud, aga nüüd viimane nädal ma pole kordagi jõusaali jõudnud ja see on üle pika aja jälle siuke madalseisu nädal, aga muidu ma olen ikkagi 2 või 3 korda nädalas suutnud ennast hommikuti kohale vedada ja päriselt teha trenni ja olla higine ja tunda ennast nagu ma oleksin midagi saavutanud, kui trenn on läbi. Aga see on nagu sul nüüd olnud sellest ajast peale, kui me rääkisime põhimõtteliselt kogu aeg niimoodi, jah? Jaa, et tegelikult eelmisel suvel hakkas pihta see uus elu, kus sport hakkas mängima minu elus olulist rolli. Võiks öelda, et minust saigi lõpuks kulturist. Enne ma ainult eesklesin seda ja olin ainult pop, aga nüüd ma olen nii pop kui kulturist. Ja ma olen mõningate pausidega, aga siiski järjepidevamalt kui kunagi varem elus ikkagi olnud niimoodi aktiivsem füüsiliselt. See teeb mind kohutavalt rõõmsaks, sest vaata, mina ei ole sellel teemal väga vahepeal rääkinud ja see on ka sellepärast, et suuresti kuskil siuke detsembris ma nägin juba, et eelmisel aasta detsembris siis mul nagu vajus see asi vaikselt ära ja tegelikult suurem osa selle aasta jaanuar, veebruar, märts läks umbes samamoodi, et ma ikkagi kogu aeg üritasin ennast veenda, et nüüd ma lähen mingi hetk jõusaali, aga ma jõudsin sinna ikkagi ülimalt harva, et oli nädalaid, kus ma sinna kordagi ei sattunud ja selliseid nädalaid, kus ma oleksin tõesti 3 näiteks trenni nädalas teinud, ei olnudki ja nüüd ma võtsin ennast uuesti kätte ja see nädal olen 3 korda jõusaalis käinud, 1 korra jooksmas, kui me saate salvestamise lõpetame, lähen ma taas kord jooksma ja ma isegi olen nüüd jõudnud nii kaugele, et ma teen asja, mida ma vaatasin, et ma olen umbes aastal 2012 esimest korda hakkasin tegema ja ma olen seda iga mingi mõne aja tagant jälle nagu uuesti üles korjanud ja siis ära lõpetanud ja nüüd ma olen jälle seal maal, kus seda teha. Oota, las ma arvan. Nii. Ehk siis sa suitsetad cracki jälle? Ma isegi ei tea, mis see crack oli, kas see on kuidagi heroiiniga seotud või? Ma ka ei tea tegelikult. Ma ütlen... Me oleme väga targad nendel teemadel, mulle siuke. See on mingisugune tökat. Ja see ei ole nagu see good stuff, ma saan aru, et see teeb sulle liiga. See teeb sulle liiga samal ajal, kui sa arvad, et see teeb sulle head, nagu ma olen aru saanud. Okay. Aga see vist on mingit sorti nagu kanepi mingi plönn, mis on umbes kokaiiniga segatud või? Ma ei tea. Ma ei oleks isegi arvanud seda, ma arvan, et see on mingi heroiini värk. Meie kuulajate seas on õnneks väga palju narkosõltlasi, nii et kirjutage meile ja harige meid. Miks see nüüd vajalik oli, Jim? Ei no, ma tahan, et kõik meie kuulaja grupid oleksid kaasatud ja tunneksid ennast, et neid nähakse, et neid kuuldakse, et me põhimõtteliselt oleme nende jaoks olemas. Me ei ignoreeri neid. Jah. Anyway, ma hakkasin jälle oma toitu logima, ühesõnaga, et kaloreid lugema. Niimoodi, et ma näeksin, kui palju ma söön ja kui palju ma liigun ja kui palju kaloreid ma siis nii-öelda tarbin ja kulutan. Kuhu sa logid neid? Seda nüüd, selle nädala algusega hakkasin pihta. Ma login neid sellisesse äppi nagu MyFitnessPal, mida ma tõesti olen aastast 2012 pidanud. Ja nüüd ma mässan jälle oma kaaluga ja oma toitumisega. Tundub põnev. Ja ma kaalun ennast igal hommikul jälle. Mul oli pool aastat kaal katki. Okei. Ma ostsin uue. Ostsid uue? Nii et ühesõnaga, ma olen väga health lainel jälle, loodetavasti mitte ainult väga lühikeseks ajaks. Okei, no vaata, kevad on ka käes ja kuidagi kergem on olla ja... Ma tahaks, et kergem oleks olla. Ei no lihtsalt oluliselt lihtsam on ennast motiveerida minema sporti tegema või ma ei tea, toituma tervislikumalt, kui väljas paistab päike ja sa ei pea õue astudes tundma, et sa hakkad võitlema oma elu eest põhimõtteliselt, sest et ilm on su vastu. Aga oota, sorry, mis hakkasid ütlema? Ei, lihtsalt see on see, kuhu ma iga natukese teile tagasi joon, et Eesti ei ole nagu klimaatiliselt paik, kus on mõistlik elada, nagu kellelgi ever.
siin on lihtsalt nii palju halba ilma? ei, see on väga tõsi. Eesti on külm ja pime. Eestis on külm, märg ja pime. ja ka märg, jah. Vaata need, alati, ma ei tea, ma mäletan lapsepõlvest, kuidas nii palju öeldi, et Eestis on nii tore, sest meil ei ole siin mingeid krokodille, meil ei ole siin mingeid mürgiseid ämblikke ega madusid, siin on nii hea olla, meil ei ole orkaane, ei ole maavärinaid, meil ei ole mitte midagi, meil on nagu, et see on kõige parem koht maailmas, kus elada ja siis tegelikult absoluutselt ei võetud arvesse, et need 7-8 kuud novembrit on tegelikult ju põhimõtteliselt sihuke põrgu eeskoda. Et ma ei tea. Aga ma tahtsin küsida sult selle kohta, et sa ütlesid, et sa ostsid uue kaalu ja ma tean, et sa ei ole see inimene, kes lihtsalt ehku peale läheb, ostab poest esimese ettejuhtuva elektroonilise seadme. Kas sa tegid ka põhjalikku eeluurimustööd enne kaalu ostmist? Kas sa kaalusid, millist kaalu osta? Ei kaalunud. Ma läksin elektroonikapoodi ja vaatasin, mis seal on, to be fair. See oli nagu selles suhtes huvitav, et kui ma sinna jõudsin, siis ma natukene nagu hakkas tekkima selline kerge kihk hakata guugeldama, sest seal oli terve hulk erinevaid variante, millest mõned näiteks mõnedel olid mingid sellised metallkontaktid selle kaaluplaadi peal, mis ma saan aru, et kui sa sinna pallielu peale astud, siis nad suudavad kuidagi hinnata seda, kui palju sul kehas parasjagu mingisugust vett on, mis tundus nagu huvitav, ja seda, mis on su kehamassiindeks arvutavad välja ja seda, kui palju su rasvaprotsent on ja ma ei tea, nad igast mingid lisaks kaalule veel mingid hunnik erinevaid asju peaksid kuidagi tuletama. Spotify'ga saad ühendada. Ja osadel oli ka Bluetooth, vaata, et sa saad neid, et ta automaatselt nagu logib su kaalu kuhugi, mis iseenesest oleks hästi hea, sellepärast, et mu see MyFitnessPal siis võimaldaks seda nagu, läbi Apple Healthi võiks see tulla ka mulle sinna äppi kohe sisse. Aga ma vaatasin neid ja mõtlesin, et esiteks, nad olid väga koledad, enamus neist, või siis väga kallid, näiteks oli Fitbiti kaal müügil, mis maksis mingi 80 eurot vist, kui ma ei eksi. Nii et ma lihtsalt valisin ühe kaalu, mis nägi ilus välja ja ostsin selle. Mul on väga ilus kaal nüüd, ma olen selles osas väga rahul ja ta näitab mulle kaalunumbrit, mis oli mu peamine eesmärk, et ma ei tahtnud seal hakata mingeid protsente välja arvutama pärast kaalumist. Aga ta ei logi automaatselt mulle telefoni, nii et see on muidugi miinus. No see on suur miinus. See on suur miinus. Aga mis on muutunud võrreldes aastaga 2012, kui ma esimest korda seda MyFitnessPalli, seda kalori lugemise äppi hakkasin kasutama? On küll väga äge, sellepärast, et kui siis pidin ma iga kord, kui ma kuskil mingi trenni tegin, ise selle sisestama sinna rakendusse, et ma käisin jalutamas 50 minutit, et kiirus oli umbes selline, et siis ta arvutas mingisuguse, ma ei tea, kaloripõletuse taseme sellega välja. Siis nüüd ta võtab automaatselt mul Apple Healthist. Iga kord, kui ma trenni teen, siis kõik need trennid lähevad kokku Apple Healthi, ta ise automaatselt kas siis läbi kella või läbi selle Fitbodi enda mingite algoritmide nagu arvutab välja, kui palju ma parasjagu kaloreid kulutasin ja suunab selle kõik kenasti sinna MyFitnessPalli, nii et see näitab mulle, ma ei tea, mis ajast meist nagu kaalu podcast sai. Ma tahan öelda, et kaal on isiklik teema ja kui te tunnete, et teil on hea olla sellise kaaluga, mis teil on ja te olete oma kehaga väga rahul, nagu te peaksitegi olema, siis see kõik on väga hästi. Aga ma tunnen, et minu tervis on kehv ja ma peaksin rohkem vaeva nägema, et sellega tegeleda. Üks osa sellest on ka kalorite lugemine. Ja üleüldse, kes pole veel siiamaani tähele pannud, siis meie saatesarja nimi on Popkulturistid. See teine pool seal, see kulturistide osa, see on liiga vähe tähelepanu saanud ja ka meie endi poolt liiga palju tähelepanu saanud. Me oleme seda võtnud nagu naljana, andmata endale aru, et tegelikult me olime kogu aeg liikumas kulturismi poole ja nüüd me oleme praktiliselt kohal. Mina olen väga muskulaarne nüüd juba, sina oled väga muskulaarne. See küll vist väga ei ole tõsi. Ei, no see on väga tõsi. Me oleme, kahjuks meil on siuke audio formaat, nii et me ei saa tõestada
oma muskulaarsust, aga ju siis peate lihtsalt uskuma, kui ma seda ütlen, et praeguse seisuga, ütleme, popkulturistide ajaloos pole mitte kunagi varem istunud stuudios nii muskulaarsed noormehed. See on praegu next level, see on next level praegu, mis me oleme saavutanud. Ja järgmisel aastal on see asi veel karmim ja veel muljetavaldavam, kui me oma kaaluasjad ka korda saame. Sest et see ongi see, et praegu on niimoodi, et see vale kaal nagu peidab meie muskleid. See on ka võib-olla tõsi. Ja kui me saame kaalu õigeks, siis saab nagu see mudru, nagu see noise kaob ära nende musklite ümbert ja me saamegi lihtsalt näidata, et mis siin peidus oli kõik see aeg. Võib-olla. Ei, ära ütle võib-olla, ütle jaa. Ütle jaa. Nii täpselt ongi. Aga ma olen igatahes väga, väga rõõmus selle üle, et ma jälle olen saanud selle jaksu tagasi, et trenni teha ja ma kohe ma juba ootan, et ma saaks jooksma minna, nii et võib-olla me peaksime saatega pihta hakkama. Hakkame pihta ja see on täiesti okei, kui sa salvestuse ajal jooksed. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Pop ja pange tähele, kulturistid. Ja ma ei jookse praegu, lihtsalt ma igaks juks mainin, et ma hetkel ikkagi veel istun toas, ma ei jookse. Sa võiksid ju täiesti vabalt hankida jooksulindi ja siis olla oma arvuti ees ja mikrofoni ees ja joosta samal ajal, aga ikkagi teha ka saadet. Kusjuures see oleks päris hea setup. Ma tean osasid inimesi, kellel on kodus, vaata siin on nagu mitu varianti, et sa võid, kui sul on hea näiteks väga hea laud, mille sa saad ka nagu seisulauaks ümber tõsta, et siis siin alla on võimalik panna siuke väike kõndimislint, et samal ajal kui sa arvuti taga töötad, siis sa saad kõndida ja natuke liikuda. Ja siis on ka selliseid lahendusi, mis ongi nagu selline jooksulint, kuhu siis on pandud selline lauake juba külge ja sa saad seal taga näiteks vahepeal käia tööd tegemas. Aga mulle tundub see nagu selles suhtes natukene halb variant, et ma ei tahaks nagu kogu aeg, kui ma arvuti taga istun, kõndida ja kuigi ma saaksin laua alla lasta, siis mul on siuke tunne, et seda linti sealt alt kuidagi ära koristada iga kord ja tool sinna panna. Ühesõnaga, see tundub väga siuke ruumimahukas ja ajamahukas tegemine. Aga see oleks lahe. See võiks mul tööl olla. See oleks lahe ja see mõjuks su tervisele hästi. Mul oli üks töökaaslane, kellel oli täpselt selline setup, mida sa kirjeldasid, sest et nagu me teame, tänapäeval pandeemia aegses, tuleb vist veel öelda, maailmas on inimestel rohkem videokõnesid kui kunagi varem ja see kolleeg konkreetselt haaras härjal sarvist ja tegi nii, et ta saaks päev otsa liikuda, samal ajal, kui ta seisab oma webcami ees ja ajab Zoomis või Google Meetsis asju. Ja mõne päeva lõpuks ta sai nii palju samme kokku, et see oli muljetavaldav. Ta sai rohkem samme kokku kui inimesed, kes spetsiaalselt käivad väljas, et oma samme kokku saada päeva. Ja no muidugi, sul ta niimoodi jooksvalt kogu aeg käib, eks ole, kõrval. Jooksvalt käib ja vahel käies jooksis, kõndides jooksis. Ei no, mõtlen, kiirkõnd on selle nimi. Igatahes on see hea asi. Muidugi, mõtlen, et see on tihti, see on tihti ka nagu sellega seotud, et vaata, räägitakse, et see nii-öelda püstiseisu laud on hästi hea. Aga tegelikult ta ei ole hea selles mõttes, kui sa kogu aeg püsti seisid, siis see on täpselt samamoodi nagu hakkab tekitama selliseid sundasendeid ja mõjuma kehvasti, nii et kõige parem on nagu vaheldada seda asendit, kus sa istud, et vahepeal istud laua taga tooli peal, vahepeal seisad, vahepeal lamaskeled kuskil, ühesõnaga liigud, sul on nagu mitmeid asendeid, kus sa oled ja sa ei ole kogu aeg nagu mingisuguses sundasendis kinni ja see ei koorma sind liigselt ühes asendis ära. Et mul on sama tunne nagu selle kõndimisega, et kui sa seda kogu aeg nagu 8 tundi päevas pead tegema, et see tegelikult ei ole sulle ka nagu pikas perspektiivis, aga see on tunne, ma tegelikult ei tea. Lihtsalt mina tunnen, et ma ei tahaks seda teha.
ja noh, eks igaühele oma, aga ma tahan ka kiita üles-alla tõstetava laua mugavusi kas sa kasutad ja seda? hüvesid. Jaa, ma kasutan, sest et mul oli terve aasta, kui ma töötasin näitlejatega, et teha Disco Elysium Final Cut'i ja no, iga päev möödus stuudios salvestades ja ma istusin suurem osa ajast ja mitte ainult ei istunud, vaid kahjuks lausa nagu küürutasin seal, sest et mul oli laua peal noh, olid erinevad seadmed ja üks neist oli ka selline nagu mikrofoniga seade, kuhu ma kummardusin lähemale, kui ma tahtsin näitlejaga rääkida, kes siis oli seal selles helikindlas putkas, on ju, või siis oma kodus, juhul kui ta ei tahtnud tulla Brightonisse kohale, kuna oli pandeemia kõrgaeg ja siis jah, kuna ma pidin seal vajutama neid nuppusid ja niimoodi vahepeal rääkima, või mitte vahepeal, vaid väga tihti rääkima näitlejatega, siis tekkisidki mingid siuksed sundasendid ja mingid siuksed valud ja pinged lõpuks, mis ei läinud hästi ära, eriti noh, siia nagu arvata võib, siia nagu õlavööndisse ja niimoodi turja juurde tekkis mingisugune siuke valus ja kange ala ja endiselt, kuna oli pandeemia kõrgaeg, siis mul ei olnud võimalik kuskile massööri juurde minna, nii et ma tellisin endale, või ei, poest ostsin endale mingi siukse massaaži padjakese põhimõtteliselt, et siuke padi, mille sa pistad stepslisse ja siis selle padja sees on kaks sellist number 8 kujulist või siukest nagu, ma ei tea, siukse nagu voolujoonelise, kaks voolujoonelise hantli kujulist sellist liivakella kujulist kujulist siukest mudijat, ütleme, on ju, mis siis hakkasid niimoodi ringi käima, imiteerimaks inimkäsi, inimkäte liikumist, kui nad teist inimest masseerivad. Ja seal on ka selline kuumamassaaži režiim, mida sisse lülitades need liivakellakesed hakkasid niimoodi punakalt helendama ja läksid natuke soojaks ka, nii et see padi aitas mind väga palju ja see oli nagu ainus selline füüsiline tugi, mis mul lõpuks oli, aga sellest oli vähe, sest tegelikult ma oleks pidanud lihtsalt nagu mitte köögutama nagu selle laua kohal ühes samas asendis tundide viisi iga päev. Nii et nüüd, kui ma ikkagi töötan vaheldumisi nii istudes kui ka seistes ja vahepeal käin ringi ja nii edasi, on mul oluliselt parem ja ma ei saa üldse kurta mingite selliste valude üle nagu tol perioodil. Ja noh, muidugi aitab ka see, et ma regulaarselt lihtsalt käin ka trennis, et see ka loob mingisuguse siukse annab mingi vormi, mis toetab ja hoiab nagu valu eemal. Jaa, aga see põhiline asi, mis ongi nagu nende muudetavate laudadega, et see kõige parem, mida saab teha, on vaheldada, et vahepeal istud ja vahepeal seisad, ja. Ma olen hästi tihti inimesed, kes esimest korda selle laua saavad, siis noh, kas jäävad sinna taha kogu aeg seisma või siis ei kasuta seda kunagi, jäävad sinna istuma, et üldiselt ma ise olen mõelnud, et äkki peaks endale isegi mingid meeldetuletused panema, kuigi vahel nagu on ilmselgelt siuke tunne, et sa oled hästi kaua ühes asendis olnud, et kohe tahaks nagu püsti tõusta või tahaks nagu natukene liigutada ennast või teistmoodi olla. Yeah. Nii et see, neid ma väga soovitan, mulle ka meeldib seda vaheldust teha. Ma olen igasuguseid asju katsetanud, kuna ma nii palju arvuti taga istun, et kunagi ma istusin näiteks aastaid selle võimlemispalli peal, mis esialgu võib-olla on selles suhtes hea, et sa pead hästi palju oma lihaseid kasutama, et ennast seal üldse tasakaalus hoida ja ta ei lase sul nagu kehal liiga sundasendisse jääda, aga teed pika peale sellega harjub nii ära, et sa nagu lösutad selle palli peal ka jumala suvalt ja tegelikult võtab üsna palju ruumi, on ka see nagu häda, miks ma teda tihti ei kasuta. Ja need näevad lihtsalt ülitobedad välja. Minu meelest alati, kui kuskil kontoris on need istumispallid, siis see näeb välja nagu mingi tsirkusetrenn
hakkaks kohe-kohe pihta. Ja see kuidagi, ma ei tea, ei ole hea vaatepilt. Mitte, et mul tsirkuse vastu midagi oleks, aga lihtsalt just nimelt see kontori kontekst muudab selle kuidagi nõmedaks, nagu stiili poolest nõmedaks, ma ei tea. Jah, mul oli ta kodus pikka aega, aga see on jah, mingi hetk sai nagu kontoris ka mõnda aega kasutatud, aga see on selles suhtes naljaks, et kui sa teedki neid nagu videokoosolekuid ja sul teine osapool seal nagu bounce'ib üles-alla kogu aeg. See on nagu veits tegelikult imelik. Aga no mis sa teed? Kas terviseminutid on läbi? Jah, mida vanemaks me saame, seda pikemaks venivad need terviseminutid, mulle meeldib see, et me jääme ikkagi oma reaalsusele ja oma oludele ja hetkeseisule truuks. Me ei varja midagi, see on aus saade. Aga rääkides bounce'imisest, koht, kus on jumala okei bounce'ida ringi, on ju kontserdisaal, kui seal mängitakse midagi eriti head ja hoogsat. Ja sina oled ikkagi piisavalt nooruslik, et veel käia kontserditel. See, mida sa tahad öelda, on see, et mul pole lapsi ja mul on lihtne käia kontserditel. Sina ütlesid seda, mitte mina, Ivo. Sina ütlesid seda, mitte mina. Ma ei shame'iks mitte iial sind sinu eluvalikute pärast, sest et sa oled mu sõber ja ma ei mõtle sinust niimoodi. Ma tahan, et sa elaksid enda parimat elu, Ivo. Ma ei shame'iks ka sind kunagi selliste imelike valikute eest nagu laste saamine ja kõik muu. Okei, aga sa saad aru, et sa natuke tegid seda. Oi, mis mina? Who, me? Kus sa käisid siis vahepeal, Ivo? Kus sa käisid? Kes sa oled vaba tegema mida iganes, ükskõik mis hetkel, olema spontaanne, elama täisväärtuslikku elu, tegema asju, mis sulle midagi pakuvad, mitte ainult teistele. Kuidas meeldisid need 2 kontserti, kus sa käisid? No ma käisin tõesti 2 kontserdil sel nädalal. Mõlemad nendest olid ääretult mõnusad kogemused, väga erineval viisil mõnusad kogemused, aga tõesti nagu, ma pean ausalt tunnistama, ma pikka aega ei ole väga kontserditel armastanud käia. Kontserdid on küllaltki väsitavad miskipärast ja ma ei tea, nagu nooruspõlves sai päris palju käidud, aga ma alati, kontsertide puhul on nagu mõned asjad, mis mind kohutavalt häirivad. Üks asi on heli. Tavaliselt kontserdil on nagu kehv heli, vähemalt see oli minu kogemus aegadest, kui ma veel käisin rohkem kontserditel. Ja need üksikud korrad, kui kontserdil oli hea heli, ma näiteks tuletasin endale just meelde, kuidas ma kunagi käisin Genialistide klubis Tartus, kui nad olid veel oma vanas asukohas, mis oli mingi endine Nuku muuseumi maja või? Oli siuke maja vist neil seal kuskil ülikooli taga kohe. Ja seal esines Ultramelanhool ja see oli nagu väike saal ja nendel oli just heli nagu super hästi tehtud ja mis võimaldas selle heli veel heaks teha, oli see, et nad olid trummari ette paigutanud siukse pleksiklaasist nagu müra takistava ekraani, nii et sul oli võimalik nagu see kontserdi heli seada paika nii, et sa ei pea nende ülivaljude trummidega selles pisikeses ruumis nagu kohutavalt konkureerima. Nii et seal oli näiteks väga, väga hea heli siukse nagu väikse kontsertsaali kohta. Aga jah, nüüd ma pole nagu aastaid käinud, teine asi, mis mind häirib, seal on tavaliselt lihtsalt see nagu rahvamass ja sellest läbi tunglemine ja seetõttu ma nagu pigem käin üksikutel kontserditel, aga mis on väga lahe, mis ma olen nüüd rohkem järjest tajuma hakanud, kui ma olen jälle käinud, on see, et kontserdite heli on märksa paremaks läinud, kui ta kunagi oli. Ma arvan, et las ma segan siin korra, ma arvan, et su kuulmine lihtsalt on läinud kehvemaks. See võib ka olla, aga ma olen hiljuti just natukene uurinud selle kohta, et miks see nii võiks olla ja ma olen näinud ka mõningaid videoid
mis on selgitanud natukene seda, kuidas tänapäeval erinevaid neid kontserdi heliseadmeid arendatakse ja välja mõeldakse, välja töötatakse. Ja kogu see akustiline ruumi töötlemine, kõlarite paigutamine, kõlarite 3D ruumi heli liikumise mudeldamine, kõik see, et helipult ei ole enam mitte ühes kohas, vaid helimees tavaliselt käib mingi iPadiga ringi ja terve ruumi peale nagu kogu aeg jälgib seda heli, on tõesti ütleme, kõik kontserdid, kus ma olen nagu viimasel paaril aastal rohkem käinud, on olnud tegelikult väga mõnusa heliga või vähemalt rohkem mõnusa heliga kui varem. Ja ka need 2 kontserti mõlemad olid ka heli poolest täiesti super kogemused. Ja esimene, kus ma käisin, toimus Vaba Lava saalis, mis on nii ehk naa juba hea heliga saal. Ja seal esines Kirke Karja oma sellise laiendatud ansambliga. Ma pean siit kiiresti üles leidma, kuidas nad täpselt seda kutsusid. See oli Karja Renard Vandiger Goes XL, ehk siis nad olid enda tavalisele triole, millega nad esinevad veel terve hulga erinevaid muusikuid juurde toonud ja see oli väga selline lahedalt rahvusvaheline kollektiiv, et laval olid siis lisaks eestlasele, prantslasele ja sakslasele veel Austriast, Hollandist, Lõuna-Koreast, Saksamaalt, Soomest pärit inimesed. Vabandust, Lõuna-Korea trummar elab Hollandis, mitte ei olnud eraldi Holland ja Lõuna-Korea. Aga ühesõnaga väga siis paljudest erinevatest riikidest inimesed ja see oli tegelikult selles mõttes uskumatult äge kontsertelamus, et Kirke teeb sellist modernsemat džässi, mis võib-olla sellisel esmapilgul, kui ei ole harjunud džässmuusikat kuulama, võib tunduda ka üsna nagu keeruline ja raske kuulata. Ta on väga selline mitmekihiline ja keeruline muusika oma ülesehituselt ja olemuselt ja vahel ka nendelt helidelt, mis siis nende pillidega tekitatakse. Aga see kõik kokku selles saalis, selles kontekstis kõlas nii ilusalt ja nii põnevalt, et ma mõtlesin, et see kontserdi pikkus oli umbes natuke rohkem kui tund aega ja ma kordagi selle aja jooksul ei tundnud, et mul oleks igav olnud kuidagi. See muusika lihtsalt mängis, seal oli nii palju, mida tähele panna, mida üles korjata, mida jälgida, mida nagu kogeda, mida kuulda, et terve selle aja mitte ühelgi hetkel ma ei tundnud, et huvitav, millal see kontsert nüüd juba lõppema hakkab, et ma olen ära väsinud nagu siin istumisest ja kuulamisest. Et see oli tõesti selline vägev kogemus ja muidugi kõik laval olnud muusikud mängisid oma pille ja oma osasid tõesti suurepäraselt ja mis mulle nagu sellise natukene eksperimentaalsema džässi puhul ka väga meeldib, on need helid, mida pillimehed siis suudavad oma pillidest välja võluda, mis tavaliselt, mida näiteks väga tihti ei kasutatagi teistes muusikažanrites, näiteks seal oli trompetimängija, kes kuidagi väga ma arvan, et see oli trompet, mitte kornet, aga see oli trompetimängija, kes selliseid ülemtoone kuidagi väga huvitaval viisil oma pillist välja võlus ja see, kuidas nad omavahel resoneerusid ja kõik see nagu oli ääretult mõnus ja lahe kogemus. See kõlab väga lahedalt. Mul on siuke tunne, nagu ma oleksin seal nüüd käinud. Sa kirjeldasid seda nii elavalt. Ja see suur bänd oli ka selles suhtes lahe. Ma olen Kirket nüüd 2 korral varem kuulnud. Üks kord oli ta Leppo Sumera etenduse Südameasjad oli vist selle pealkiri. Selle nii-öelda siis laval oli tema siis üks nii-öelda muusikaline juht ja pianist, kes siis seda oma ansambliga sellele etendusele muusikat pakkus ja teine kord ma käisin kuulamas teda siis selle trioga ilma nende lisamängijat, et see kogemus nüüd koos selle suure bändiga oli kõige ägedam tõesti. Kõik nad on ägedad olnud, aga see oli kuidagi siuke eriti mahlane ja lahe. No väga-väga lahe. Ma pean ütlema, et mul on sama hirm
kontserdil käimise osas, mis sinulgi. Kui ma lähen kontserdile, siis see on harilikult mingi bänd, mida ma väga tahan kuulda laivis. Kindlasti on palju inimesi, kes käivadki hobi korras kontserdilt kontserdile. See ei pea tingimata olema lemmikbänd, mille kontserdile minnakse, vaid lihtsalt kontserdil käimine kui selline on nagu loomulik osa selle inimese elust. Samamoodi nagu on inimesi, kes käivad teatris lihtsalt niimoodi, et neil ei ole mingit lemmikteatrit või no võib-olla isegi on, aga põhimõtteliselt nad nagu ei käi siis ainult selles ühes teatris. Nad käivadki, ma ei tea, iga kuu käivad erinevates teatrites ja vaatavad erinevaid lavastusi. Mina ei ole kontserdimaailmas üks nendest inimestest, kes lihtsalt käiks kontserdile ja ma samamoodi lihtsalt ei talu esiteks kehva soundi. Harilikult kehv sound tähendab seda, et kõik on liiga lärmakas ja mitte midagi pole tegelikult, et pole võimalik eristada erinevaid instrumente ja laulja häält ega saada sõnadest aru ja siis see kõik on lihtsalt siuke müra. Näiteks viimati oligi selline kogemus Tooli kontserdil, kus ma käisin võib-olla aasta tagasi. Noh, tõesti, see oli selline sündmus, mida ma olin, võib öelda, et oodanud terve elu ja lõpuks siis Londonis õnnestus ära käia seal O2 tohutu suures saalis, kuhu Tool lõpuks siis jõudis. See oli kontsert, mis oli ka edasi lükkunud pandeemia tõttu ja siis lõpuks see sai toimuda, kui inimesed olid oma vaktsiinisüstid juba kätte saanud ja piirid jälle avanesid. Aga vaatamata sellele, et see visuaalne pool oli seal päris muljetavaldav, seal olid sellised suured kangad, mis rippusid bändi ees terve kontserdi aja. Nad olid kogu aeg sellise pool läbipaistva ekraani taga ja sinna peale projitseeriti erinevaid selliseid liikuvaid visuaale siis, mis tuginesid Alex Gray maalidel, kes on, noh, kelle kunsti on, kelle loomingut on kasutatud päris palju igal pool Tooli albumi kujunduses ja erinevatel, ma ei tea, T-särkidel ja plakatitel, mida nad on fännidele siis teinud ja kõik oli just nagu ideaalne, aga et seal oli lihtsalt nii lärmakas. See saal oli nii tohutu suur ja heli oli keeratud põhja, et kõik ikka kuuleks ja tunneksid, et see on korralik rock-kontsert, mitte niisama mingisugune ambient üritus. Ja ühesõnaga nagu liiga vali volüüm suures kajavas saalis on lihtsalt siuke ja see on kohutav, retsept mingiks nagu väga halvaks elamuseks, mis võib lõppeda ka kuulmiskahjustusega tegelikult. Nii et ma pidin toppima oma kõrvad täis lihtsalt mingid siukest, mul olid mingid siuksed pehmest vahast kõrvatropid, mida ma ei olnud varem kasutanud ja siis ma lihtsalt mudisin need enda peos pehmeks põhimõtteliselt, nii nagu seal paki peal oli kirjas ja siis andsin neile sellise kuju, et nad nagu täiesti kataksid kinni mu kõrvaaugud. Nii et nagu kokkuvõttes sa lähed kuulama oma lemmikbändi ja sa tahad kuulda kõike ja nautida igat nüanssi, aga selleks, et sa seda mingilgi määral saaksid teha, sa pead oma kõrvad kinni toppima, see tundub nagu täiesti absurdne. Kunagi aastaid tagasi, ma ei tea, 2010. ja 2020. aasta vahel tõenäoliselt mingil perioodil käis Eestis Judas Priest, esines Saku Suurhallis, mis on ka kohutava heliga saal enamasti selliste suurte valjude kontserdite jaoks. Ja iga kord, kui Rob Halford karjuma hakkas, mida ta, sest Judas Priesti laulud on väga sellise karjuva iseloomuga kohati, iga kord, kui ta seda tegi, läks kogu helisüsteem nagu sellises overdrive ja läks nagu, ületas kõik piirid ja see oli reaalselt nagu mingi hetk juba kõrvadele valus ja järgmisel päeval lihtsalt see vilin ei lõppenud ka ära. Kohutav. Et see ei ole, see on ka minu jaoks nagu tavaliselt siuksed kontserdid on need, kus ma nagu otsustasin, et ei, ma ei viitsi enam, ma ei taha käia. Rõve, vastik, tülgastav, skandaalne. Aga kusjuures sa mainisid Saku Suurhalli,
üks kõige paremaid kontserdielamusi oli mul just nimelt Saku Suurhallis. Nüüd, kusjuures nüüd see on teise nimega, on ju, aga siis see oligi veel Saku Suurhall. Ja see oli siis, kui Massive Attack viimati Eestis esinemas käis. Ma olin täiesti hämmingus, kui hea heli neil seal oli, sest et see oli Saku Suurhall, kõik, kes on seal käinud, teavad, et see on samamoodi väga kõrgete lagedega, lihtsalt siuke tühi suur angaar põhimõtteliselt, kus on, ma kujutan ette, et päris keeruline luua mingit siukest head akustilist keskkonda, aga midagi tegid nad seal ikkagi nii õigesti, et ma kuulsin igat nüanssi, kõik värvid olid ilusti nähtaval selles helipildis ja seejuures oli see piisavalt vali, et tekitada minust tunnet, et ma ikkagi olen kontserdil ja näen midagi elust suuremat. Ja samal ajal mul oli võimalik ka täiesti rahulikult rääkida enda kõrvalseisjaga juttu, nii et me ei pidanud nagu karjuma üksteisele kõrva. Et see oli mingi väga imelik selline sweet spot, mida ma ei tea, kas ma kuskil mujal olengi üldse nagu kogenud, et oleks tabatud. Jah, vaata tõesti, eks nendes saalides õigel viisil tehes ja mitte üle pingutades on ju täiesti võimalik see heli kätte saada, aga jah, ma ise tajun küll, et noh, nagu õiges saalis õige kontsert on nagu see viis, kuidas see nagu, kuidas asjad päriselt peaksid nagu lõpuks välja tulema ja noh, see on huvitav, et sa tõid välja, et sul oli Saku Suurhallis see kogemus, et ma olen kogu aeg arvanud, et seal saalis ei olegi ühtegi nagu õiget kontserti, aga tundub, no on ju, sest et see tundub nagu üks raskemaid kohti, kus mingit head akustikat saavutada. Jah, nii on. Või isegi akustika vist on vale sõna, head, ma ei tea, helide tasakaalu. Aga rääkides sellest, kui raske on saavutada kontserdisaalis head heli, kas sa oled näinud seda Voxi väikest videoesseed selle kohta, miks meil on tänapäeval nii raske telerist filme või sarju vaadates aru saada, mida inimesed räägivad? Ma olen vaadanud seda, jaa. Ma ei mäleta sellest väga palju miski pärast mitte midagi, aga jaa, ma olen seda ma olen seda, jaa. Mida sa mäletad sellest? Midagi selle heli miksimisega, kas ta oli ruumilise heli tõttu või? Jaa, sest ma ei olnud ka nagu pihta saanud, et milles asi on ja ma kogu aeg mõtlesin, et asi on selles, et esiteks mu enda kuulmine on, ma ei tea, nüristunud ja teiseks ma ei saa peaaegu mitte kunagi kuulata ei muusikat ega vaadata mingeid filme või sarju kodus sellise valjudusega, nagu mulle meeldiks, sest et kogu aeg on kas kõrvaltoas keegi, kes, ma ei tea, tahab õppida või lugeda või magada või mida iganes, või siis on mingisugune, ma ei tea, ühesõnaga, mis iganes see põhjus on, mul ei ole peaaegu kunagi seda vabadust, et ma ei tea, keeran muusika põhja ja tantsin nagu keegi ei vaataks või siis, et jah, et ma ei tea, vaatan mingit Alien 2 nagu täisvolüümil, nii et ikka nagu kõik need automaadivalangud käiksid mul nagu luudest läbi, on ju. Et nii et ma vaatan, ma ütleks, et peaaegu alati nii sarju, filme kui ka lihtsalt YouTube'i videoid subtiitritega ja olen kogu aeg mõelda, et asi on lihtsalt minus, aga see Voxi väike esseekene seletab nii selgelt lahti selle, miks inimesed tegelikult sõltuvad nii palju subtiitritest, rohkem kui kunagi varem tegelikult. Ja näitab ka seda, et tegu ei ole mingi ühe kehva kuulmisega inimese probleemiga, vaid see ongi probleem, mis on meil kõigil praktiliselt tänapäeval, just nimelt seetõttu, et audiotehnika on arenenud nii kaugele, et nüüd on võimalik tegelikult luua juba niivõrd ruumilisi ja nüansirikkaid helikeskkondasid, et minnaksegi igal võimalusel alati täispangale, võtmata arvesse seda, et lõpuks, kui see teos jõuab teleekraanile, ütleme siis, et alustuseks on see loodud näiteks
nagu kinos näitamiseks ja kinos kogemiseks, kus on võimalik panna lae alla, ma ei tea, mingi 36 kõlarit ja tekitada mingit 5D helikeskkonda, on ju. Et lõpuks, kui kõik need kanalid kokku miksida ja pressida nagu üheks niisuguseks pikaks vorstiks, mis peab siis ühe vaese väikse kaabli kaudu jõudma inimese, ma ei tea, laptopi kõlaritesse, sest et sageli inimestel ei ole kodus isegi mingeid nagu kõlareid, mis on ühendatud, on ju, teleri või arvuti külge, nad vaatavadki kas sülearvuti kõlaritest heli kuulates või tahvli kõlarist või telefoni kõlarist audiot kuulates. Ja siis, kui sa mõtled selle teekonna peale, kuidas mingi asi, mis alguses oli, ma ei tea, sisaldas kõiki helivärvinguid, mida inimkõrv on võimeline kuulma, ja see on kokku pressitud üheks niisuguseks kabanossiks põhimõtteliselt, siis ma ei tea, et see ei saagi hästi kõlada, et see dynamic range või see helide skaala, dünaamiline heliulatus on selle nimi, jah? Okei. Öeldaksegi eesti keeles ka dünaamiline ulatus. Okei, et see lihtsalt läheb kõik kaotsi, ehk siis, et kes ei ole süvenenud sellesse teemasse, et põhimõtteliselt on tegu siis sellise valjuduse ja vaikuse vahelise dünaamikaga või ulatusega. Mis on nii-öelda selline valjususe vahe kõige vaiksemal ja kõige valjemal helil? Et noh, kui kujutad ette, et inimkõrv suudab tegelikult nagu päris keskkonnas üsna hästi neid nagu tasakaalusid nagu toimetada, sest aju võimendab, aju ütleme, filtreerib, aju teeb väga palju tööd, et me saaksime väga hästi või inimrääkimisest aru, et me kuuleksime seda nii siis, kui keegi sosistab väga vaikselt või keegi karjub väga valjusti, aga keskkonnas on ju väga palju helisid, valjud autod, mis mööda sõidavad, lennukid, mis lendavad üle, plahvatused, mis võivad toimuda. Ja kui sa üritadki tõesti seda kõike filmis nagu näidata võimalikult realistlikult, et inimene näiteks kinos kogekski seda, et on hästi vaikne hetk, kus keegi sosistab ja siis toimub plahvatus. Need kaks peavadki olema selleks, et see loomulik tunduks võimalikult suure erinevusega. Et see ongi see nagu dünaamiline ulatus kõige vaiksema, kõige valjema heli vahel. Et sa pead nüüd kuidagi nagu suutma paigutada sinna ja tõesti, kui sa siis selle kõik lükkad ühte läpaka kõlarisse, mis niigi suudab üsna väikest sagedusvahemikku esitada ja seda ka üsna vaikselt, siis jah, see ei toimi. Just, väga elegantselt ja kenasti kokku võetud, Ivo. Aga ka mina olen täheldanud, et enamasti ma hoian subtiitreid sees. Enamus ja ongi, mul võib olla kodus ju telekas või helisüsteem või mis iganes asjad või kõlarid ja kõrvaklapid, aga hästi tihti vaatan ma midagi ka siis, kui ma lähen õhtul voodisse ja lihtsalt tahan midagi enne magamaminekut vaadata, siis ma vahin seda näiteks tahvlist või läpakast ja seal on heli läbi mis iganes kõlarite. Ja, just. Nii et naljakal kombel meil on meie nagu tehnoloogiline võimekus on parem kui kunagi varem, aga audio on kehvem kui kunagi varem olude sunnil. Tead, see häirib mind, ma pean ausalt tunnistama, et ei suudeta teha nagu normaalseid siukseid tasakaalu stereomikse. Et ma ei taha tegelikult hästi suurt sellist dünaamilist ulatust nendes filmides, mida ma kodus vaatan, vaid ma tahangi seda, et ma enamasti kuuleksin dialoogi ja natukene oleks vahe sellel, kas auto sõidab valjusti mööda või keegi sosistab. See ei pea nii drastiliselt erinev olema selles stereomiksis. Aga ma saan aru, et on terve hulk filmifänne, kes tahavadki seda kodus ka seda surround heli ja nendel on subwooferid ja ma ei tea, mis kõik ehitatud, et seda siis teha. Aga ausalt öeldes ma olen frustreerunud, et me ei saa normaalseid stereomikse tekitada filmidele täna. See on väga frustreeriv ja siis kõik need 3 inimest, kellel on kodukino siin Eesti Vabariigis, saavad siis minna oma sellesse filmikoopasse ja anda kõlaritele kuuma, aga teised kõik kuulavad siis sükest nagu vorsti soundi. See on frustreeriv. Ja ma tahtsin midagi veel siia otsa öelda, aga see on mul nüüd meelest läinud. Kas sa saad kuidagi kontserdite juurde tagasi tulla?
jaa, sinna on vaja ka tagasi jõuda, sest et sa käisid ühel kontserdil veel. Nii et lähme sinna tagasi ja siis võib-olla mulle meenub see viimane asi ka, mis ma tahtsin ära mainida. Jaa, ühesõnaga Kirke kontsert oli suurepärane kogemus ja ma väga soovitan, kui teil tekib võimalus kas selle kollektiiviga või mõnes teises kontekstis teda kuulama minna, et siis minge, see tõesti on seda väärt. Kuule, muidugi, kui teile selle muusika meeldib. Mulle meenus see asi, ma lihtsalt mainin selle ruttu ära, sest et see ei ole üldse seotud selle järgmise kontserdi kirjeldusega. Et üks selline abivahend, mis võeti kasutusele DVD-de tuleku ajal, oli see, et mõned DVD-d sisaldasid sellist audiot, mis oli nagu automaatselt ära ühtlustatud niimoodi, et kui sa vaatasid näiteks mingit märulifilmi ja seal keegi istus oma sõbraga kohvikus ja rääkis temaga juttu, siis sa kuulsid seda juttu väga selgelt. Ja siis, kui kohvikust möödus mingi auto, mis siis järsku plahvatas, on ju, akna taga, siis selle just nagu mikrosekund enne seda plahvatust oli see algoritm siis nagu tõmmanud selle volüümi väga madalale alla järsult. Nii et see plahvatus oli siuke nagu kuskil padja tagant nagu tuli järsku, on ju. Ja noh, ma saan aru, mis probleemi sellega üritati lahendada, aga alati, kui ma sattusin mõne sellise DVD otsa, eriti kui see oli mingi film, mis oli mulle väga oluline, tundsin ma ennast täiesti petetuna. Mul oli siuke tunne, nagu ma oleksin saanud mingi praakkoopia oma lemmikfilmist. Sest et seda ei saanud ära muuta ka. See ei olnud nagu mingisugune asi, mida oleks saanud DVD ma ei tea, heliseadete menüüs kuidagi sisse või välja lülitada. See lihtsalt oli niimoodi, et selline oligi see audio. Heli oligi niimoodi miksitud, eks ole. Ja see kõlas eriti räigelt, nii et ma arvan, et see ka ei ole lahendus. Ei, see ei ole lahendus ja selles suhtes ta ongi väga tasakaalu küsimus. Et no sa pead kuidagi ära mahutama. Ma nagu mõtlen, et see ei ole võimatu, sellepärast, et kui ma vaatan näiteks filme, mis on tehtud 80-ndatel või 70-ndatel, siis seal ei ole selliseid probleeme. Muidugi need filmid suuresti ongi enamasti stereo või stereoheli jaoks nagu loodud või siis mingite esimeste või algeliste selliste ruumiliste helide süsteemidele, mida kinodes kasutama hakati, aga see on täiesti omaette maailm, millest ka võib-olla kunagi rääkida. See on omaette maailm. See on hästi lahe, kuidas meil näiteks ongi liikunud, et kui meil kunagi liikus see nagu kõlarite hulk, olid sellised Dolby standardid nagu Dolby 5.1, see tähendas, et sul on 5 kõlarit pluss siis üks subwoofer ja 7 kõlarit ja neid erinevaid, siis mingi hetk tuli see Dolby Atmos, mis võimaldas enam, kui sa varem nagu pidid mõtlema selle peale, et millisest kõlarist heli tuleb ja kui palju erinevatest kõlaritest heli tuleb, siis nüüd sul tekkis nagu päris ruumiline heli, ehk siis sul on ka laest nii-öelda tulevad kõlarid ja selle asemel, et paigutada heli kõlaritesse, siis sa paigutasid heli ruumis. Ehk siis kui sa miksid seda heli, siis sa täpselt samamoodi tegelikult saad määrata mitte selle, et mis kõlarist, kui palju seda heli tuleb, et näiteks esimesest paremast kõlarist tuleb näiteks 50% heli ja 50% tuleb lihtsalt paremast sinu kõrval olevast kõlarist, vaid nüüd sa lihtsalt ütled, et see täpp, see helitäpp asub siin ja liigub näiteks üle sinu pea, kui tegu on lennukiga, et kuulaja ruumis on keskel ja see heli liigub üle tema pea, et see nagu määradki asukoha ruumis, mitte niivõrd, millisest kõlarist ta peab parasjagu mängima, et see on mingi rets maailm, aga ausalt öeldes ma ei taha kodus niimoodi filme vaadata. Ma ei viitsiks mitte kunagi nagu ehitada endale ruumilise heli seadmeid koju. Mulle meeldib väga heliga mässata, aga see on muusika ja see on stereoheli ja see on alati stereoheli. Võib-olla see on vanamoeline ja tänapäeval peabki ka muusika võib-olla rohkem ruumilisemaks liikuma, aga stereo on minu helidomään, milles mulle meeldib. Jaa, täiesti nõus, sest et seda ideaalset heli, kus kõik kõlarid on strateegiliselt paigutatud õigetesse punktidesse ruumis, seda saab ju nautida ainult siis, kui sa oled selles, kui sa ise istud selles õiges
punktis selles ruumis. Aga seda ei juhtu ju kunagi, et ma istun nagu ühe sama koha peal, vaadates mingit sarja või kuulates mingit plaati. Reaalselt mul ei ole sellist kino või kontserdituba, kus on, mille keskel on üks tool, kuhu ma lähen ja istun, olles ümbritsetud kõigist nendest kõlaritest, mis mulle hakkavad siis seda üliruumilist helikogemust pakkuma. See lihtsalt jah, ei vasta nagu suurema osa inimeste sellistele olmetingimustele. Ma ei tahagi kodus nagu kinos istuda, ma tahan kodus lösida diivanil. ja vahepeal köögis söömas käia ja liikuda ringi ja vahepeal tahvlist midagi vaadata samal ajal, kui telekast midagi mängib. Et see ei ole see kogemus, mida ma enamasti kodus nagu otsin üldse. Aga ma saan aru, et on teistsuguseid inimesi, kes tahavad seda kodus ja noh. Ma ei usu, et sellised inimesed on olemas tegelikult. Ma arvan, et need ei ole. See on kõik skämm. Aga üks nüanss veel, mis mulle meenub sealt Voxi videoloost, on see, et nagu näitlejate kõne arusaadavust on raskendanud viimasel ajal ka see, et näitlemisstiil on aegade jooksul lihtsalt muutunud. Ehk siis kunagi, kui tulid esimesed helifilmid, oli filmi näitlemine veel üsna selline teatraalne ja selleks, et olla siuke korralik näitleja, sa pidid olema ikka siuke hea kõneaparatuuriga selline etleja ja mängima ülepaisutatult, aga samas niimoodi, et iga viimne kui silp oli ikkagi arusaadav ja need silbid olidki kõik väga arusaadavad just tänu sellisele ekspressiivsele näitlemisstiilile pluss helisalvestustehnikale ja nendele kõlaritele, mida tollal kasutati, mis tagantjärele kõlavad ju niimoodi arhailiselt ja veidralt, sest et kõigil oli natuke siuke nagu ninahääl või siuke porgandi hääl. See on see natukene nagu see, kui oli see transatlantic accent ka, et siis kõik rääkisid news today at 4. Ja, täpselt. Et noh, seda ei ole võimalik enam korrata, sest et mitte keegi ei suudaks siukest asja tõsiselt võtta, aga üks ainus pluss, mis kogu selle Google-Moogeli juures, kui ma ütlen Google-Moogel, siis ma mõtlen, et tolleaegse tehnika ja näitlemisstiili koosluse juures hea oligi see, et sa said kõigest aru, sul ei olnud vaja subtiitreid. Samas kui tänapäeval me ikkagi pigem ootame sarjadelt ja filmidelt sellist realistlikkust ja kuna päris elus inimesed ei ole nii hea kõneaparatuuriga, nad mõmisevad päris palju ja räägivadki natuke arusaamatult sageli, siis nii ka näideldakse ja seal Voxi videoloos on nagu paar toredat näidet selle kohta, kuidas näitleja kuskil sarjas lihtsalt nagu mõmiseb midagi ekraani peal, sa näed ta nägu, sa näed ta huuli nagu, aga sa ei suuda aru saada, mis asja ta ütles nagu. Helimehele ka ülitüütu, sest sa pead seda kuidagi üles salvestama. Ja, et see videoloo autor ka seal hüppab kogu aeg 10 sekundit tagasi, et uuesti üle vaadata seda väikest lauset, mis sai öeldud, et ikka ei saa aru ja siis paneb subtiitrid peale ja siis lõpuks saab aru. Ühesõnaga, seda kõike tahtsin veel mainida. Me paneme selle Voxi videoloo lingi enda saate märkmetesse ka. Ja. Nii et saate ise üle vaadata, soovitame soojalt. Aga Ivo, sa käisid ühel kontserdil veel. Ja, lisaks Kirkele käisin ma üleeile siis sellest hetkest, kui me salvestame, ehk siis neljapäeva õhtul käisin Vaiko Epliku uue plaadi esitlusel Tallinnas, kus ta siis koos oma ansambliga Eliit esitas nii uue plaadi kui ka mõningaid vanade plaatide lugusid. Ja kuna Vaiko Eplik on üks ilmselt minu tähtsamaid või minu jaoks tähtsamaid Eesti muusikuid üldse, siis see oli ka väga selline meeliülendav kogemus. Ma ei ole ammu tegelikult Vaiko Epliku kontserdil käinud, ma olen teda ikka iga mõne aja tagant kuskil esinemas näinud, aga
aga ma püüan mõelda, et kas selle ansambli nagu koosseisuga võimalik, et ma isegi ei ole või siis väga ammu ei ole teda esinemas näinud. Ja see isegi räägib päris palju, sest selle ansambliga on ta juba ikkagi aastaid koos mänginud. Ja nüüd siis uue plaadiga, mille nimi on Klišeed. See on huvitav, sest tavaliselt olen ma Vaiko Epliku plaatidega olnud väga selline lausa fanaatiline, et nii kui nad välja tulevad, ma kohe tahan kuulata, kohe tahan omada, tahan nii-öelda seda linnukest kirja saada, sest ma olen neid kogunud sellest ajast saati, kui tal see esimene sooloalbum Vaiko Eplik ja Eliit 1 välja tuli. Ma mäletan isegi, et ma arvan, ma olin siis keskkoolis ja ma mäletan, ma lugesin seda ajalehe artiklit, kus ta siis rääkis, et bändi teha on tüütu, et pead nagu teiste tüüpidega ajad kokku leppima ja siis kõik peavad kohale tulema ja peavad olema adekvaatsed ja olema oma osad läbi harjutanud ja alati see ei ole nii ja ühesõnaga, et nii palju lihtsam on lihtsalt ise ära salvestada oma osad ja mõned sõbrad nagu appi kutsuda vahel mõnda osa sisse laulma või mängima ja saabki nagu plaati teha, et see oli siuke nagu Eesti muusikamaastikul siuke uus tuul, et kodus lindistamine, ise mässamine ja ise tehtud plaat. Ja see oli selline suur muutus meie muusikamaastikul ja ka minu jaoks isiklikult selline hästi oluline muutus, et see ka mind inspireeris just nagu väga palju kodus oma enda muusikat salvestama ja kõike nagu ise tegema. Aga mida aeg edasi, seda harvem on tekkinud neid hetki, kus see on juba tal, ma saan aru vist 12. plaat sellest seeriast, mis algas siis selle plaadiga 1. Ja 12. plaat. Jaa. Täiesti uskumatu. On ju. Ja mida aeg tunne edasi... on selline, et võib-olla 6 või 7. Vaata, vahel neid plaate on tõesti tegelikult ju väga palju olnud. Ja mitte kuidagi ma ei mõtle seda nagu halvas mõttes, ta lihtsalt ongi nagu enam-vähem iga aasta ühe siukse nagu plaadi välja andnud. Ja need on olnud tegelikult suurepärased albumid, enamus neist. Ja kui veel mõelda selle peale, esimene nendest tuli aastal 2006. Et täitsa nagu uskumatu selles osas. Aga kuhu ma selle kõigega jõuda tahtsin? Ühesõnaga, ma alati olen kõiki neid plaate ostnud, ma olen alati neid väga oodanud, aga see aasta, kui nüüd see plaat välja tuli, siis ma ei tea, ei olnud nagu seda tunnet, et nüüd ma kindlalt kohe hästi palju pean kohe praegu nüüd ja kuulama seda plaati. Ma ei oodanud seda nii, see pigem tuli siukse nagu huvitava üllatusena, et Vaiko Eplikul on jälle üks põhiseeria nii-öelda plaat välja tulemas, et kindlasti tahaks kuulata, aga siis ta tuli välja ja ma korra nagu paari lugu kuulasin ja too päev ei olnud tuju ja väga ei kuulanud. Nii et ta jäi nagu sinna kõrvale niimoodi seisma natukeseks ja siis, kui see kontsert nüüd välja kuulutati, siis mõtlesin, et issand, ma pole ju tõesti näinud Vaiko Epliku selle plaadiga esinemas. Mida ma ütlen, selle bändiga, selle koosseisuga esinemas ja ma tahaksin ikkagi nagu, et ma tean, et alati on nagu head laivid, et läheks kuulama huvi pärast ja enne seda siis, kui ma sinna kohale läksin, ma mõtlesin, et okei, et ma kuulan siis selle plaadi enne läbi ka ja võt siis klikkis ära, et siis kui ma seda kuulasin, ma hakkasin kuulama sõnu, ma hakkasin kuulama neid lugusid, seda, kuidas nad on arranžeeritud, kuidas ta on üles ehitatud, ikkagi väga siuke klassikaline Vaiko Eplik, aga jällegi väga palju uut ja väga nagu värske ja mõnus ja see kõik oli selline praeguse selle kevade ja päikese ja siukse nagu mõnusa ja avarama ajaga jälle kuidagi klikkis nii ära, et see plaat oli suurepärane kogemus ja siis ma läksin sinna kontserdile, mis oli veel enam selline meeliülendav kogemus. Et mis mulle meeldis, laval on nagu üsna vali korralik rockbänd ja heli on hea. Ma kuulen bassiosasid, ma kuulen kitarrikäike, ma kuulen klaverit, ma kuulen trumme, ma kuulen vokaale, et mitte ainult siis Vaiko enda nii-öelda peavokaali, vaid ka taustavokaale, mida siis ta bändiliikmed nii-öelda juurde laulsid. Ja heli oli hea, sõnadest oli aru saada, alates siis nendest lugudest, mis on vaiksemad ja rahulikumad, kuni siis seal kontserti päris lõpus läksid nad ikkagi selliseks enam-vähem nagu staadioni rockiks kätte ära, kui nad seal tegid soorebaseid ja muud korralike kitarrisoolode ja siukse nagu tõsise andmisega, et see oli
samamoodi täiesti võrratu kontsertkogemus, mis tekitas tunde, et tegelikult võiks ikka rohkem kontserditel käia. Et on nagu vaikselt üle minemas see nagu suur vastumeelsus nendel käimisele. No sinu kontserdielamuste kirjeldused tekitavad minus täiega kontserdile minemise soovi. Ja võib-olla meil avaneb võimalus minna koos kontserdile, kui me lähme Raadio 2 30. sünnipäevale. Kas seal on kontsert või? Mai keskel. Jaa, seal on korralik line-up. Seal on mitu erinevat artisti bändi, kes on lubanud kohale tulla ja esineda. Nende seas ka Elephants from Neptune, kes on selline punt, keda ma vist pole kunagi näinud laivis, aga kes kõlavad nagu bänd, keda kindlasti tuleks elu jooksul laivis näha kuulda. Väga äge. Siis me tõesti võib-olla saame koos kontserdile minna. Ma ei ole ka Elephants from Neptune'i kunagi väga kuulanud, nii et... Okei, ma soovitan sul teha natuke sükest nagu koduseid järeleaitamistunde iseendale, sest et tegu on ikkagi erakordselt hea bändiga. Okay. Okei, see on subjektiivne, see on maitse asi, aga ma võin ka objektiivselt öelda, et nad on ikka ühed virtuoossemad ja siuksed, ma ei tea, fantaasia küllasemad artistid, keda ma tean nagu tänapäeva Eesti muusikaskenelt. Mis ma tahtsin veel öelda? Ma tahtsin öelda, et see, kuidas sa räägid Vaiko Epliku produktiivsusest, kuidas tal on 12. sooloalbum või siuke soolo pluss eliitalbum väljas, see meenutab mulle Final Fantasy't, kus on ka vist 16. osa nüüd välja tulemas ja kõik on väga elevil. Või mõned on, mõned ei ole. Ma lihtsalt pidin selle välja ütlema, ma tean, et see ei ütle peaaegu mitte kellelegi mitte midagi. Pidin selle oma süsteemist välja saama. Et Vaiko Eplik ei ole mitte ainult andnud oma põhiseeria nii-öelda neid plaate välja, vaid ta on andnud sinna vahele ka terve hulga erinevaid plaate, sealhulgas 3 plaati Claire's Birthday'ga, neil oli selline ansambel korra nagu Koer, mis lisaks sellele, et nad andsid välja albumi Pure, siis ma saan aru, et siiamaani minu suureks frustratsiooniks istub kuskil ilmselt Vaiko kõvakette peal teine nende album, millest on vist paar lugu küll välja antud, aga seda plaati ennast pole kunagi välja antud. Ta on teinud mitu mitte muusikale, vaid nagu filmiskoori või kuidas seda väljendada. Ta on kirjutanud Lenna Kuurmaale ühe albumi, ta on andnud välja Randaluga mingeid plaate, Joy Gunsil tuli mõni aeg tagasi just välja plaat, nii et tal on neid asju siin veel. See on ikka rabav kogus väga head muusikat. Seda on kokku ikkagi rohkem kui mõned, ma ei tea, 3 peale kokku suudaksid oma karjääri jooksul luua ja välja anda. Aga ma kogu aeg tahan öelda midagi ja siis see läheb mul kohe meelest ära, võib-olla see on seotud selle, võib-olla see on tingitud sellest, et mu päev algas kell 3 öösel, või siis pere kõige noorem liige otsustas, et aitab magamisest. See, kes meie eelmise saate salvestuse väga keeruliseks tegi. Või siis minu hilisema montaaži väga keeruliseks tegi. Kiljus sulle kõrve. Ma ei tea, Ivo, ma pean tunnistama, et ma tõesti ei tea, mida ma tahtsin öelda, aga mul oli tunne, et see on midagi olulist ja põnevat. Seal kontserdil enne, kui Vaiko Eplik lavale tuli, esines ka selline noor artist nagu Simone Minn oma ansambliga ja temast ma isegi ei olnud väga midagi varem kuulnud, aga see oli väga mõnus ja lahe siuke chill kontsert. Kihvtid lood, hästi siuke tore, kergelt võib-olla naivistlik, aga selline siiras ja mõnus nagu esineja ja ütleme lihtsalt, mis ma tahtsin öelda, et ma leidsin, et tasub ära märkida. Märgitud.
Teeme väikse pausi. Okei. Ja me oleme tagasi. Popkulturistid Ivo Krustok ja Jim Ashilevi. Ei, ma tegin kuulajale pausi ainult. Okei. Ja. Kas sa vajad päris pausi? Ei. Aga näed, ma ikkagi pakkusin sulle ühe pausi. Ei, sa oled väga viisakas sinust. Ei, see väike vaikus, see oli sinule. Aitäh. Nii arvad. Väike vaikus. See ei olnud sellepärast, et mul internet hangus. Aga ma tahtsin rääkida sulle ühest dokumentaalsarjast, mida on võimalik vaadata kanalilt YouTube. Ma ei tea, kas sul on see kanal. Kanal YouTube? Mul on isegi YouTube'i see tasuline variant, et ma ei peaks neid reklaame vaatama. Ausalt? Sa oled üks nendest inimestest. Ma vaatan nii palju YouTube'i. Ma vaatan YouTube'i rohkem kui ükskõik mida muud oma elus. Kuule, sama siin, aga ma ei tea, mis mul viga on, et ma ei suuda hakata maksma YouTube'i eest. Ja see on nii jabur. Aga see on nii tüütu, kui sa näiteks, mida ma vahel teen, kui mul on sõbrad külas, siis ma panen YouTube'ist mingisuguse muusika mängima. Näiteks mingi My Analog Journal, kus inimene, nagu DJ mängib plaate ja sellest on ka siuke mõnus video. Ühesõnaga, vahel ma kasutan teda niimoodi taustamuusikana, vahel ma vaatan sealt päris pikki dokumentaalfilme, vahel ma vaatan sealt nii-öelda videosid, mis vahelduvad hästi tihti ja nagu need pidevad reklaami nagu vahel trügimised on nii tülikad. Ja minu telekal ei ole minu meelest võimalik neid kuidagi ka mitte legaalsetel viisidel välja lülitada, nii et minu jaoks on see küll ikkagi meeletult ära tasunud, see subscription. Jaa, ma täiesti usun sind ja ma kasutan YouTube'i samamoodi nagu sina ja sama tihedusega ilmselt ka, nii et ma tõesti tegelikult ei saa aru, milles see psühholoogiline tõrge seisneb, et ma ei suuda käsi ei tõuse, et hakata oma krediitkaardi numbreid sinna sisse toksima. Ja samas ma võin rahulikult passiivselt lasta oma rahal minna Disney Plusile ja Prime videole ja Netflixile, kui vahepeal võib vabalt mööduda paar kuud või 3, kus ma ei vaata sekunditki midagi, mida nad pakuvad. See on täiesti jabur. Ma ei saa aru, millest see tuleneb, mis asi see on. Ainus asi, mida ma suudan nagu kirjeldada selle juures või tuua välja selle tõrke juures on see, et kuna Netflix, Prime ja Disney Plus sisaldavad erinevaid nagu frantsiise ja mingeid nagu ammu tuntud klassikuid. Päris asju. Nii-öelda päris asju, siis mul on selline tunne, nagu ma maksaksin ka päris asja eest ja kui mu raha isegi läheb neile nii-öelda mitte millegi eest, siis mul on tunne, et ma olen nagu toetanud mingit head asja, mis on jabur, sest et need on... Sa oled toetanud head asja, ehk siis Disneyt või? Jah, eks need on nagu ühed maailma kõige jõukamad korporatsioonid üldse, mis mõnes mõttes nagu on... Nii tore, et sa toetad ikka häid asju, mitte neid nagu random suvalisi creatoreid, kes nagu oma rahadega üritavad videosid kokku panna. Täpselt. Et see ongi... see raha läheb ikka Disneyle. See ongi mingi täielik selline ajusõlm, mida ma ei suuda lahti arutada enda peas, sest et YouTube'iga seoses mul tekib kohe siuke tunne, et see on ju tasuta ja see peabki olema tasuta. Kellele ma seda raha maksan? Kokkuvõttes YouTube on ka ju Google'i oma ja see ei ole nagu lõppkokkuvõttes mingisugune hea tegevus, kui sa maksad YouTube'ile raha, aga see... Aga asi ongi selles, et Google ei maksa nendele loojatele enamasti, vaid Google korjab kokku kas siis reklaamiraha või sinu nii-öelda kuumaksete raha, võtab suure osa sellest endale ja mingi osa annab siis ära. Noh, ühesõnaga, et lõpuks sa ikkagi rahastad maffiat ja sataniste, aga mis ma tahtsin öelda, et ma vaatasin YouTube'ist ikkagi siis reklaamipausidega sellise pika dokumentaalsarja ära, mille nimi on Psych Odyssey. Ja me enne saadet just rääkisime sellest põgusalt, sa ütlesid, et sa ei ole sellest mitte midagi kuulnud. Ja siis, kui ma mainisin, et see on doksari, mis jälgib
sellise videomängu nagu Psychonauts 2 tegemist, siis sa hakkasid natuke juba aimama, et millega on tegu, sest et sina oled natuke Psychonauts 2 mänginud, mina olen ka hästi natukene seda mänginud, aga meil kummalgi ei klikkinud see piisavalt, et jääda seda mängima. Küll aga mulle väga meeldis Psychonauts 1 ja ma väga ootasin Psychonauts 2 välja tulemist. Ja see ongi see, mida ma olen palju kuulnud siit ja sealt. Psychonauts 1 tõesti, kes ei tea, on videomängu maailmas omamoodi selline kultusteos, see ei olnud teab mis kassahitt, aga eriti aja möödudes on sellest saanud mingisugune selline legendaarne lugu või sihuke kultusmäng. Peaasjalikult sellepärast, et sellel on väga selline kummaline ja iseloomulik visuaalne stiil, mida võiks võib-olla võrrelda mingi siukse Tim Burtonliku unenäo maailma esteetikaga, kus asjad on, kõik hooned on natuke siuksed puseriti ja kõveriti ja tegelased samamoodi, et keegi ei näe välja realistlik, vaid ongi mingisugune selline 3D animatsioon, mis natuke meenutab sellist nukuanimatsiooni ja midagi Tim Burtonlikku ja siis veel midagi kolmandat, mida ei oskagi võib-olla nagu sõnadesse täpselt panna. Ühesõnaga selline nagu kummaline, võiks öelda isegi nagu inetu stiil, mis siiski oma sellises rohmakuses tõuseb muust massist väga selgelt esile. Ja seal oli ka siuke põnev lugu, kus siis nagu pealkiri Psychonauts juba vihjab, mõned tegelased saavad seal siis hüpata teiste tegelaste psüühikasse ja seal erinevaid asju korda saata, kas siis aidata neil üle saada mingist traumast või sundmõttest või teha veel midagi kolmandat. Ja selle mängu loonud stuudio Double Fine on ka mängutööstuses omamoodi selline legend nüüdseks ilmselt, sest võiks isegi öelda kurikuulus. On kurikuulus või? Ma ei tea, räägi sellest. Teatud mõttes nendega käib kaasas alati selline nagu lugu, et palju suuri lubadusi, aga alati nagu veits siuke nagu veits pettumus. Aga jah, ma ei tea, võib-olla see on nagu see, mida mina olen kuulnud mingitest nurkadest siit ja sealt. Minul on nad alati ka meeldinud, sest mulle Tim Schafer ja tema üldine looming ja olek ja kõik on väga meeldinud. No just Double Fine'i eesotsas, Double Fine'i kapten ja nende peamine kirjanik ongi siis Tim Schaferi nimeline kodanik, keda ma olen kusjuures kohanud päris elus. Kas ütlesid talle tere? Tere, Tim. Tol hetkel ei teadnud, milline Tim Schafer välja näeb, nii et kui ma hakkasin vaatama seda dokki, siis ma sain aru, et ma olen teda näinud. Aga Tim Schafer on jah selline nagu väga isikupärase stiiliga jutuvestja võib nii öelda ja juhtumisi, tegu on inimesega, kes ilmselgelt oleks vabalt võinud ka saada kirjanikuks tegelikult ja ta ongi kirjanik, aga ma räägin nagu kirjanikuks klassikalises mõttes, kirjanikuks, kes avaldab juturaamatuid, novellikogusid, romaane, eks ole. Juhtumisi Tim Schafer jutustab oma lugusid siis videomängude meediumis, nii et nagu arvata võib, on tema loodud ja tema stuudio loodud mängud sageli väga narratiivipõhised ja neis on just lugu see, mis lõpuks kõige rohkem loeb. Mitte võib-olla see action või mis iganes muu siuke virvarr, mis võib-olla mõne teise mängu puhul on esiplaanil ja võib-olla isegi loo asemel. Et Double Fine'i mängud ja Tim Schaferi mängud on siis väga sellised lookesksed ja tegelaste kesksed ja Psychonauts 2 oli selline kaua oodatud järg ikkagi väga palavalt armastatud sellisele kultushitile. Ja see YouTube'ist kättesaadav doksari Psych Odyssey on siis selline korralik 32-osaline päevik, võib-olla võiks öelda,
mis siis 6 aasta pikkuse perioodi jooksul jälgib selle mängu saamislugu, alustades sellest, et see idee ivakene pistetakse mulda ja vaadatakse, kas sellest hakkab midagi idanema, kuni siis selleni välja, kus see mäng välja tuleb. Ja selle aja jooksul toimub nii mõndagi ja ma soovitaksin seda sarja vaadata reaalselt kõigil inimestel, keda vähegi huvitab, mismoodi kollektiivne looming saab sündida, et mis on need raskused ja mis on need rõõmud, mis kaasnevad sellega, et sa ei tee asju üksi, nagu Vaiko Eplik oma kodustuudios, vaid sa teed seda, ma ei tea, 50, 70, 100 erineva inimesega, kes kõik peavad olema ühel lainepikkusel ja ühtemoodi asjadest aru saama ja seejuures ikkagi tooma ka oma ideed ja oma isikupära ja oma oskused lauale, nii et see ei läheks konflikti selle keskse ideega. Ja see on ikka nii pöörane vaatamine, selles mõttes ma ütlengi, et tegu ei ole dokiga, mis võib-olla on huvitav või mis võiks kõnetada ainult inimesi, kes on mänginud Psychonauts 1 või üldse inimesele, kellele nagu arvutimängud midagi väga tähendaks, et see ei pea olema hardcore mingisugune geimer selleks, et mõista, mis on selle doksarja väärtus või mida sulle seal näidatakse, et sama hästi see võiks olla mingisuguse bändi lugu. Mingis mõttes ma võin seda isegi võrrelda selle fantastilise dokfilmiga, mille siis lõpuks see Sõrmuste isanda triloogia režissöör aita mind välja, mis Peter Jackson, mille Peter Jackson lõpuks kokku pani sellest Beatlesite Get Back. Get Back oli selle filmi nimi, dokumentaalfilmi nimi, aga selle albumi nimi oli lõpuks Abbey Road oli minu meelest. Kas oli Abbey Road või? Ei olnud. Let It Be. Let It Be albumi selline making of, et mis oli nagu fantastiline. Ühesõnaga, et mina vaatasin seda filmi ilma, et ma oleksin tol hetkel olnud mingi eriline Beatlesite asjatundja või fänn. Meie armsad kuulajad teavad, kuidas Ivo on mitmel puhul üritanud mind aidata ja informeerida ja õpetada ja harida Beatlesite teemal ja ma olen lõpuks võiks öelda, et nagu hakanud aru saama, millest mulle on räägitud ja see Get Back oli väga-väga suur elamus. Ja ma ütleks, et nagu sel aastal on ilmselt see Psych Odyssey olnud üks mu suuremaid selliseid kultuurilisi elamusi, rääkides siis konkreetsemalt, ma ei tea, dokfilmidest või doksarjadest. See, nagu ma ütlesin, on väga pikk vaatamine, see on pikem kui 20 tundi kõik kokku, nii et ma olen vaadanud seda võib-olla mingi 2 kuud niimoodi pisteliselt jupi kaupa, aga mul on nüüd jäänud lõpust võib-olla pool tundi veel vaadata ja see on lihtsalt hämmastav, kui põnev ja kui raske on teha kollektiivset loomingut ja kui kuradi võimatu on videomängude loomine. Sul võivad olla kui tahes head ideed ja kavatsused, aga lõpuks ikkagi seda kõike nagu tööle saada ja teha nii, et see oleks päriselt äge ja noh, nende puhul neil oli veel vaja ju kultusmängule luua järg, et see pidi olema nagu vähemalt sama hea kui see esimene osa. Ootasid. Jah, pluss veel midagi enamat, sest et vahepeal on inimeste ootused ka ju kõvasti tõusnud. Et see on lihtsalt nagu nii pöörane, mida kõike nad peavad nagu läbi tegema selleks, et see asi päriselt valmis saaks. Nii, et inimesed vahepeal omavahel täiesti tülli ei pööraks, nii et nad täiesti meeleheitele ei satuks. Neil on hästi mõnus ja siuke vaba õhkkond tööl, nad kuidagi on ise ka uhked selle üle, et nad on siuke nagu muhe stuudio, kus hoolitakse inimeste heaolust, nad on õppinud oma vigadest, nad ei taha, et inimesed teeksid mingit öötööd ja magaksid oma
laua all ja koju enam kunagi ei läheks ja sööksid ainult pitsat, on ju, nii nagu nad varem elasid ja töötasid. Et nad on saanud erinevaid õppetunde aegade jooksul ja tõesti nagu üritavad olla nagu siuksed nagu jätkusuutlikud ja head nii enda vastu kui ka oma fännide vastu kui ka oma meeskonna vastu. Aga see on nii fucking raske ja ma ei tahagi midagi väga rohkem ära spoilida, ma lihtsalt soovitan seda väga vaadata, kuigi see on nende enda poolt ellu kutsutud doksari, ehk siis see ei ole nii-öelda nagu mingi outsideri objektiivne pilk, mida tegelikult ju harilikult eelistaks mingi siukse nagu dok-sarja puhul või dok-filmi puhul isegi, sest et palju neid objektiivseid pilke aga see ongi täpselt see, et esiteks objektiivsus on niikuinii illusioon ja teiseks nad on ikkagi olnud piisavalt avatud ja julged, et näidata ka, lasta ka oma vigadel paista ühesõnaga ja lasta oma nõrkustel ja oma haavatavusel paista ja see teebki sellest dok-sarjast ühe väga siukse väärtusliku teose. Ma ütleks, et ka minul mänguarendajana on olnud hästi oluline nagu näha, milliste raskustega seisab silmitsi ka stuudio, kes on, ma ei tea, 30 aastat olnud selle tööstuse omamoodi eesotsas, on ju, ja teinud alati asju niimoodi, et lõpuks kõik nagu juubeldavad ja ütlevad, et et see asi on klassika. Et kui raske sul ikkagi on alati otsast peale alustada ja mingit uut lugu luua. Et see on olnud omamoodi siuke ankur ja tugi mulle ja siuke hea kaaslane viimase paari kuu jooksul. kas mu jutt uinutas sind ja sa pead võtma mingit ergutit või su jutt ajas sind nii ärevile, et sa pead võtma rahustit? Kuna sa olid oma põhimikrofonist eemal, siis ma lihtsalt igaks juhuks kuulajale kordan, et ma hakkasin naerma seetõttu, et sa ütlesid mulle, et sa pead võtma tabletti, sest sa hakkasid crack'ilt alla tulema. Ma lõikan kogu see osa niikuinii vahepealt välja. Palun ära lõika. See on kõige väärtuslikum osa tänasest osast. Ühesõnaga, kultuurisoovitus minu poolt. Psych Odyssey, stuudio Double Fine rõõmudest ja kannatustest 6 aasta jooksul, kus inimesed tulevad ja lähevad, tuju käib üles-alla, ideed lendavad kõrgelt, raha saab alati otsa, aeg saab alati otsa, siis kui kõik juba paistab paremuse poole liikuvat, tuleb üllatus-üllatus pandeemia. Siis tulevad, kuna nad... Ja ei liigu enam paremuse poole. Kuna tegevus toimub San Franciscos, siis toimuvad ka need tohutud iga-aastased tulekahjud, põlengud, millest me kahjuks igal aastal uudistest jälle kuuleme ja mis lähevad iga aastaga hullemaks. Ühesõnaga, kõik see toimub paralleelselt sellega, et inimesed lihtsalt üritavad teha ühte toredat mängukest. Ma olen, kui Double Fine tegi oma esimese selle Kickstarteri ja nad sellega nii-öelda lubasid tagasi tuua seiklusmängude või nende hiirekliki seikluste žanri, oma nii-öelda selle projekti nimi tol hetkel oli Double Fine Adventure ja see oli siis minu teada see esimene kord, kui nende stuudio oligi, nagu tegigi seda, et võtsid selle mänguarenduse, nad võtsid nii-öelda avalikult, inimesed said Kickstarteri läbi seda ise toetada ja siis nad andsid nagu pidevalt välja siis siukseid videoosasid, dokumentaal nagu sarja osasid sellest, kuidas nad seda mängu arendasid ja kuhu nad välja jõudsid seda. Ma omal ajal vaatasin see Double Fine Adventure'it, millest siis lõpuks sündis mäng nimega Broken Age, mis natukene oli selline, et ma mäletan, et seda
Kickstarteri poolt kritiseeriti, et nad küsisid justkui nagu ühe hulga raha, aga siis nad tegid nii palju suurema mängu, mis läks nii palju kallimaks, et nad pidid veel mingit raha juurde kaasama ja siis see mäng venis õudselt palju ja siis kas ta ikkagi oli nüüd täpselt see, mida lubati ja kõik, ma mäletan sellist nagu meeletut jauramist seal ümber. Mina vaatasin siis nii seda sarja, mis selle kõrvalt tehti, kui ka mängisin lõpuks seda mängu ja pean tunnistama, mulle väga meeldis see Double Fine Adventure või see Broken Age. Nii et mina ainult kiidaksin. Tim Schaferi mängud üleüldiselt see story ja kogu see visuaalne disain ja kogu see maailma loome tema puhul on nagu uskumatult hea. Ja ma ilmselt siiamaani minu kõige lemmikmäng üldse läbi ajal on olnud Grim Fandango, mis on nii uskumatult hea nagu žüseega, tegelastega, kirjutusega, visuaalse stiili, tegelased, kõik on nagu ülivõrdes. Ta on lihtsalt hästi keeruline ja tüütu mäng, mida mängida, aga muidu ta on super hea. Grim Fandango, Monkey Island, Full Throttle, need on Full Throttle on ka väga kõik siuksed lood, mille puhul reaalselt mul on nagu kahju, et mõne inimese eelarvamus takistab teda kogemast seda lugu, kuna tegu on videomänguga, mitte novellikoguga või romaaniga. Sest et ma ise olen täiesti veendunud, et need on paremad kui suurem osa romaane ja novellikogusid, mida ma elus olen lugenud. Et need on samamoodi väga värvikate karakteritega ja keerukat, ma ei tea, psüühikat, siseelu ja samas suurt huumorisoont nagu sisaldav looming, loojutustus. See ei olnud korralik lause, mille ma moodustasin just, aga ma loodan, et mõte tuli läbi. Ühesõnaga, ma olen nõus, need on klassikud põhjusega ja sellel on põhjus, miks neid mänge ikka veel armastatakse ja meenutatakse hea sõnaga ja uuesti välja antakse, ma ei tea, remasterdatud kujul, sest et inimeste ekraanid on vahepeal paremaks läinud ja nii edasi. Sest need lood lihtsalt ei jää aja hammasrataste vahele, mitte kuidagi, nad ikkagi kõnetavad inimesi läbi aegade, just nagu hea klassikaline kirjandus. Ja Tim Schafer on nii toredalt lapsik huumorimeel sellest, kuidas ta kirjutab. Mul on siiamaani, ma mängisin põhikoolis Full Throttle'it ja mul on siiamaani meeles, kuidas lihtsalt nagu pooled naljad sealt on nagu meeles sellest, kuidas see mäng algab. Juba mängu alguses on see, kus siis peategelane on baaris ja seal baaris istub selle baari taga, nii-öelda seda baari peab mingisugune selline kogukas maikaga selline kiilakas mees, kes siis seda baari letti seal niimoodi pühib ja ei taha midagi peategelasele rääkida ja sellel nii-öelda baarmanil on ninarõngas ja siis, kui sa võtad sellest ninarõngast kinni, siis see peategelane ütleb, et you know what would look better on your face? What? The bar ja siis tõmbab tal nagu selle ninarõngaga laksti vastu seda baariletti. Now I'm gonna only ask you this once. Ja mingid sellised täiesti nagu random momendid sealt on mul nagu meeles, et kui sa, näiteks sul on võimalus valida nagu erinevaid asju, et kas sa vaatad seda silmadega, kas sa katsud seda käega, kas sa lööd, nagu katsud seda jalaga või siis on nagu suu, et suuga sa saad rääkida või siis seal on nagu keel ka ja kui sa võtad mingi random asja peale, nagu valid selle keele, siis I'm not putting my lips on that. Et seal on nagu nii palju sükest, nagu nii palju mälestusi on selle mänguga seotud ja see, mida sa seal väikeste jänkukestega, nende remote controlled bunnies, mida sa nendega teed miiniväljakul ja kõik see on nagu ääretult lõbus ja tore ja kihvt. Ja ühesõnaga, tervitused Double Fine'i värvikale ja toredale seltskonnale ja tervitused Tim Schaferile. Ja, mul on ka meediasoovitus. Ja kuulame ära sinu meediasoovituse. See on ka üks YouTube'i sari, mida ma olen viimasel, ma ei teagi, millal nad alustasid, aga sellest alates, kui see välja tuli, olen ma seda nagu niimoodi väga põhjapanevalt ja kogu aeg jälginud. See on nüüd umbes aasta vana kanal. Selle nimi on Jetlag the Game. Ja mida? Jetlagged Gay? The Game, jaa. The Game? Seda peab The Game. Okei, mitte on nagu... üks siuke YouTube'i kanal nagu Wendover Productions,
ja Wendover Productionsil on mitu päris tuntud YouTube'i kanalit, nende hulgas minu meelest nagu ka selline naljakas kanal nagu Half as Interesting ja seda peab üks siuke tüüp nagu Sam Demby, ta on hästi siuke lahe, intelligentne, huvitav tüüp ja mingi hetk nad otsustasid siis oma selle Wendover Productionsi tiimiga teha geograafia teemalise ja geograafiat kasutava mängu, nagu lauamängu. Ja see lauamäng nagu selles mõttes on huvitav, et see lauamäng ei ole mitte nagu laua peal mängimiseks, vaid see lauamängu laud nii-öelda on maailm. Nii et neil on nüüd juba väljas 5 hooaega, saadet just lõppes nende viimase hooaja viimane osa ja need on siis sellised erinevad maailma sees toimuvad mängud, näiteks esimene oli 100 tunniga ümber maailma jõudmine. Neil on kaks nagu tiimi, kumb jõuab 100 tunniga ümber maailma, ja kes esimesena jõuab tagasi sinna, kus alustati. Et sul on nagu hunnik raha, mida sa saad näiteks lennupiletite või rongipiletite või muu jaoks nagu kasutada, aga seda ei ole piisavalt palju ja selleks, et seda raha juurde saada, pead sa mingi challenge'id tegema. Näiteks, et mis neil seal on tekkinud, jõuad kuhugi linna, pead seal linnas nagu sööma, ma ei tea, 3 ainult seal saadavat toitu või sa pead purju jooma ennast kohalikust alkoholist või sa pead tegema bungee hüppe või mida iganes, see kõik nagu, iga challenge annab siis mingi hulga raha. Ja need teised mängud, mis neil on olnud, olid näiteks Connect 4, mida nad tegid USA-s Ühendriikides nagu tegid need osariikidega. Ehk siis Connect 4 on see mäng, kus sa pead 4 kõrval olevat nagu asja oma värviga saama ja nemad siis pidid saama 4 kõrvuti seisvat seda USA osariiki siis nii-öelda endale ja samamoodi tiimidega liikusid erinevate osariikide vahel, teised said osariike ära varastada ja sul oli siis oluline neid challenge'id seal teha. Nad mängisid kulli üle Euroopa. Nad vaatasid, kes saab piiratud ajaga kõige rohkem USA osariike nagu enda kontrolli alla ja viimane ja kõige parem, nagu kui te vaatate nendest kõikidest ainult ühte, siis täiega seda, see on seni nendest kõikidest kõige parem olnud, on see, et nad tegid Uus-Meremaast lauamängu, kus nad siis autodega sõitsid mööda Uus-Meremaad ja pidid siis tee peal nagu challenge'id lahendama, see oli nagu uskumatult äge mäng. Ja ma juba väga ootan nende järgmist hooaega, kus siis mäng toimub Jaapanis. See kõlab nii lahedalt ja sa ütled, et see on YouTube'is või? Jaa. Jah, täitsa niimoodi lihtsalt võtad ette, kirjutad YouTube'i Jetlag the Game ja võid vaadata nüüd juba 5 hooaega sükast nagu väga lahedat reisimismängu. Väga lahe, ma tahan seda väga näha. Nii et siit ka siis minupoolne meediasoovitus teile. Kõik lingid on saate märkmetes, Jetlag the Game, Psych. Kõik märkmed on meie kodulehel. Psych Odyssey koduleheküljel on ka kõik olemas. Meie kodulehekülg on popkulturistid.com, kes pole seal ammu käinud. Me oleme lubanud, et varsti tuleb sinna ka nupp, millele vajutades on võimalik. Nupp on olemas. On olemas või? Mis mõttes ammu? Ka... nii kui ma ütlesin seda, et paneme nuppu, siis ma panin nuppu, millest probleem? No nüüd sa said teada, et ka mina pole kunagi käinud popkulturistid.com saidil. Millal sina viimati käisid seal? Ma tegin seda reklaami praegu iseendale enne kõike, et kui ma hiljem mingil põhjusel kuulan seda tänast osa, siis ma saaksin lõpus meeldetuletuse, et ma võiksin tšekkida meie kodulehekülge, sest jumal teab, mis seal kõik olla võib. Nii et ega siin käiakse vähe. Viimase 60 päeva jooksul on ainult 342 külastust olnud. Nii et... No seda ei ole ju nii vähe. See on ikkagi rohkem kui 2. Ma arvasin, et võib-olla on nagu 2 korda käidud viimase 2 kuu jooksul. Aga jaa, aitäh, et te kuulasite. Me suundume nüüd tahatuppa, kus me hakkame kurtma ja rääkima asjadest, mis on eriti maisised. Eriti maisiseid saateid saab kuulata Patreonist, kes on ammu Patreonis, see teab, kes on mõelnud, et äkki kiikaks Patreoni, olete oodatud ja kes ei taha kumbagi neist asjadest teha, ootame sind Discordi, kus on niisama mõnus
intelligentsete, karismaatiliste, vahvate inimestega koos rääkida nii popist kui kulturismist kui ka kõigest sellest, mis nende kahe valdkonna vahele jääb.